Delfi vormel 1 podcast ringiga ees. Ja tervist, head kuulajad, käes on 30. juuni, kell on 17.58, eetris on taas saade ringiga ees. Sarnaselt F1 sarjale oleme jaanipuhkuselt tagasi ja räägime taas vormeli teemadel Austria GP-st, kõigest muust, aga eelkõige alustaks täna Paul Aronist. Üle pika aja tuli siukseid uusi arenguid ka tema suhtes, aga kõigepealt tutvustan ka teid ja ennast, mul läks see meelest juba. Algus on sujuv, minu nimi on Kaspar Ruus, minu vastas istub vormeliekspert Tarmo Klaar. Ja ei ole nime muutnud, tere. Ja paremat kätt isakanud F1-fänn Kaspar Kütt. Tere minu poolt. Kuna siin teatud tehnilistel põhjustel kõrvaklappe peas ei ole, siis natuke on selline vaja varjumis praegu, aga saame hakkama. Igastahes Paul Aron teeb sel nädalavahetusel lõpuks F1 vabatreeningu debüüdi, aga mitte Alpinis, vaid Sauberis, et saab Sauberiga siis 2 etappi teha Suurbritannias ja Ungaris, ja siis on veel Alpin pressiteates kinnitas, et saab veel 3 etappi F1 vabatreeningut, esimest siis teha ka Alpini endaga, et väga suurepärane uudis, kui üllatav see oli, ma mõtlen just see Sauberi osa. No just jah, et muidu oli ju teada, et Paul peab ju mingi hetk need vabatreeningud Alpines tegema, aga see, et ta Sauberiga nüüd ja juba kohe põhimõtteliselt sisuliselt saab, see on väga äge, aga minu arust see näitab seda, tegelikult, et F1 tiimid on tegelikult omavahel mingil määral ju sõbrad ka, et ikka tulevad appi üksteisele, kui on suur vajadus, ja kuna Sauberil oligi täpselt selline olukord, et neil on vaja mingit noort sõitjat, kes nendest siis need kohustuslikud vabatreeningud teeb, siis Alpin hea meelega laenab ja see on selline olukord, kus minu meelest absoluutselt kõik osapooled võidavad. Kusjuures kui tähte märida, siis Paul ei pea saama Alpinis sõita. Tõsi, keegi peab saama. Täpselt, keegi, kes kvalifitseerub ja neil on seal ju, piltlikult öeldes jalaga segada neid kedagi, et on ju ka näiteks Kusmaini, eks ole, kes rahakott puuga seljas Indiast on tulnud, et miks mitte. Aga siin tegelikult esimese hooga ma vaatasin ka, et Kik Sauber, aga kes teab tausta, siis selles mõttes pole midagi üllatavat, et ütleme, Aronite peremafia möllab F1-s. Ralf Aron teeb ju Sauberi vormel 1 tiimi simulaatoris tööd üsna regulaarselt jätkuvalt, hoolimata sellest, et ta GT3 autoga Mercedese tehase tiimis sõidab. Teeb küll, ta on tegelikult teinud seda juba mitu aastat. Just täpselt. Lihtsalt mõtlen, kas sel aasta äkki algusel esimene, kus nii-öelda ka välja sõigati või eelmise aasta lõpus, aga igastest on väga pikalt juba sealt. Ja ma tikun kahtlustama, et sealt muuhulgas kasvavad need jalad välja, et miks Paul saab siis sõita samas tiimis, kus Ralf ainult seal arvutimänge mängib. Kui niimoodi üldistavalt öelda, tegelikult see on ikka väga vinge arvutimäng, mida ta seal mängib. Nii et selle koha pealt kõik hästi ja teisest kohast muidugi see teavitus ka, et ta saab Alpiniga 3 etapil veel, jälle näide sellest, et reeglid ütlevad, et kummaski autos peab sõidutama 2 korral sellist uustulnukat, kellel ei ole karjääri jooksul ette näidata rohkem kui 2 vormel 1 võistlust. Nii et, ja just see, et kellel ei ole karjääri jooksul, seal vanusepiirangut ei ole. Aga ühest küljest see näitab seda, et ikkagi nähtavasti Alpini võistkond valmistab millekski ette meie Pauli, et niisama lihtsalt teda ju ei jooksutataks seal. Vähemalt mina oma lihtsameelsuses püüan niimoodi mõista seda asja. No palju Alpinil praegu tehtud on? Tuhaniga läks veel 1 kirja hooaja alguses, see esimene, sest et see oli tal nii-öelda teine etapp. Ei, ta läks 2 kirja. Seal oli see, et peab olema sõitnud mitte enamal kui 2 etapil. Nii et 2 esimest etappi läks ilusti kirja. Okay. Tuhan sõitis ju möödunud aasta viimase etappi. Viimase etappi, nii et Tuhan kvalifitseerus. Ainult Gasly autos peab kindlasti 2 korda. Ja Hirakawa ju käis ka vahepeal juba. Ja, aga tema oli Tuhani autos. Ja. Aga igastes ütleme 2 oli vaja, aga saab 3 juba. Aga läheks selle teemaga edasi, et esiteks nüüd on Aronil suurepärane võimalus näidata, testida, mis iganes tal need ülesandeid antakse, et näidata, et saab hakkama. Täpselt, et ärge siin nüüd meie kuulajad ka mägedesse minge, et küsimus on selles, me ei tea ju, mis ülesanded te täidab. Mina ennustan, et kõigepealt läheb ta rajale mingi meeletu rakisega, mingi õudse krokodilliga. Sõidab sinna rajale, mis siis neid õhuvoole mõõdab kuidagi ja siis kindlasti on tema autol väga palju flow-vissi kasutatud, ehk siis seda
aerodünaamilist õhuvoolu jälgivat vedelikku on pritsitud autole ja Silverstone'i rada on ju selline suurepärane rada, kus tulevad auto aerodünaamilised omadused välja, nii et ma ennustan, et võib-olla kas just ühed viimastest uuendustest tulevad paljudel tiimidel just nimelt Silverstone'i etapiks välja ja nad tahavad ka siis teada, kui hästi need toimivad võrdluses eelmiste detailidega. Aga kuidas te seda Alpiini seisu üldse hindate, et Colapinto nüüd jätkab hetkel, siin vahepeal räägitakse juba, et võib-olla Bottasele on nii-öelda mingid suhtlused käivad Briatore seal, Mercedes kombib veidi, aga Colapinto seis ei ole väga, väga roosiline praegu, see eelmise aasta alguse hurraa on nagu minu arust täiesti ära kadus. No see ei ole sugugi parem kui Jack Doohanil oli, kes peale 6 etappi ju väga nii-öelda või väga koledalt teemale kihutati Alpiini tiimist, et Colapinto on täpselt samamoodi 0 punkti ja kui me veel jõuame eilse etapini, siis saame veel rääkida Colapinto pahandustest, on ju, et ei ole selles mõttes praegu ei vormelifännide ega ekspertide heas nimekirjas, ma arvan, et ka Alpiinil on praegu üpris raske endale ka siis kinnitada või ennast veenda, et Colapinto peaks nüüd kindlasti jätkama, et ma ei tea, praegu küll tundub, et tema aktsiad on tõesti väga palju langenud. No kindlasti on, sellepärast, et kui me vaatame punktiseisu nüüd peale Austriat konstruktorite karikaarvestuses, siis Alpine oli ju nüüd teist etappi järjest nullipoiss ja nad ongi viimasel kohal 11 punktiga, järgmine võistkond, seesama Kick Sauber on 26 punkti peal, nii et neil on häda majas, sest veel kord, jälle seda on seda häiretini minu poolt räägitud, tegelikult esmane kõigile võistkondadele on konstruktorite karika koht, sellepärast selle järgi jagatakse raha, individuaalne meistritiitel annab ainult au ja kuulsust. Ja neil on ainsana punktid olnud ju Gasly üldse. Just. Ja seda ka tegelikult ainult 2 etapil, kuigi siis ta on roninud 7. ja 8. millega on tulnud sellised viisakamad punktid, aga ikkagi 11 etapi peale 2 setjaga 22 võimalust, 2 korda esikümnes, et midagi neil juurde vaja. Selles mõttes see meenutab natuke kui eelmist hooaega, et Alpine oli väga-väga pikalt, oligi kogu vormel peksupoiss, aga siis tuli 1 etapp, kus nad sisuliselt kogusid 90% oma hooajapunktidest siis kuulsa kaksikpoodiumiga on ju, et võib iseenesest võib siuke asi uuesti juhtuda, aga see on väga ebatõenäoline, et teist korda nad ka kobistavad sellise asja, et jah, see näitabki, kuna stabiilsust ei ole, siis on ikka nagu väga, väga põhjas praegu see asi. Ja ütleme, kui sa küsid, et mis seal Alpinis toimub või kuidas hinnata seda olukorda seal, eks see olukord ongi segane, sellepärast et pärast eelmist etappi ju lahkus selle Renault kontserni tegevjuht, mis oli paljudele üliootamatu, Gasly koguni võttis ühendust, nii Luca De Meoga siis, kes lahkus, kui ka ülejäänud juhatusega, sellepärast ta tahtis selgust saada, et mis siis edaspidi toimuma hakkab, sellepärast et De Meo oli see, kes tema põhimõtteliselt palkas sinna Alpiini ja nüüd on vahtkonna vahetus, esialgu seda vahetust lõplikult pole toimunud, sellepärast et 1, 2 ja 3 on siin püütud nagu tiimipealikuks saada, esialgu pole teada, kes selle koha siis vastu võtab just, ma saan aru, et kuna see olukord seal Alpinis on nii turbulentne, siis ega järjekorda tiimipealiku kohale ukse taga ei ole, nii et nad on päris raskes seisus seal. No ja see turbulent juba sellega, et mis neil on viimase mingi 5 aastaga 4 poodiumit ja 4 juhti või? Nagu 4 tiimi. Midagi taolist, jah. Et see on päris raju, aga on sellest Alpiini Aroni teemast praegu veel midagi või lähme Austria juurde? No ootame ja vaatame, nagu Kimi Räikkönen armastas öelda. Aga jah, ütleme tõesti nii, et ka Eesti fännid pigem ei maksa oodata siin kohe mingit vabatreeningu võitu ega isegi mingi top 10 või midagi sellist on ju, mõned võib-olla on väga optimistlikud ja hakkavad vaatama, et oi kui Aron kohe 10. ei saa seal mõtet võinud, ei, Aron hakkab testima, see on täpselt see mõte, et nagu Tarmo ütleski, et neil on omad kindlad süsteemid ja tal lähebki aega, et saada autoga sina peal ilmselgelt, et juba see ongi see suur võit, et ta saab teha seda vabatreeningut. Just nimelt, lisaks sellele veel, et kui Alpine kasutab Renault jõuallikat, siis Kick Sauber kasutab ju Ferrari jõuallikat käigukasti, nii et see on tal nii-öelda üsna tundmatu maa. See info on meil nüüd puudu, et kas ta on seal Sauberi simulaatoris saanud istuda või mitte venna asemel, aga igal juhul on see talle uus ja huvitav ja põhiline see, et ta täidaks oma ülesande nii, nagu võistkond seda soovib ja ootab ja eks siis edasi näeb.
seal pressiteates öeldi veel seda välja, et Aron on väga olulist rolli mänginud simulaatoris ka järgmise aasta vormeli arendamisel ja et ta on 6 korral seda TPC testis, et mees on rakkes, mis on hea. Jah. Ja seletame seda veel lahti, et mis see TPC või TPC tähendab, see on testing previous car, ehk siis see on 2-5 aastat vana auto läheb sinna alla siis. Et 2 hooaega tagasi kasutusel olnud auto soovib sinna 2023 kuni siis veel 3 aastat tagasi sellises ajaaknas ehitatud auto ja tolleaegsetele reeglitele vastav auto, nii et tolle auto peal ei saa ka mingeid uuendusi katsetada, see on ka reeglitega paika pandud. Ja mainimus veel ära, et 2022 Hispaania oli siis viimane kord, kui see eestlast vaba treeningul näha, et siis Jüri Vips sai seal testida. Aga lähme siis Austria juurde, oli need, kes nägid, nii palju kui jõuti näha, oli ütleme sündmusjuhtus vabatreeningutest kiirelt Alex Dunn. Esimesel vabatreeningul sai Lando Norrise asemel siis McLarenit, et nemad täitsid ka oma seda kooti seal ja sõitsid 4. aja välja, et mis ühtepidi ütleme tubli töö Dunnilt ja jällegi näitas seda McLareni üleolekut. No jah, ega see vahe 3. kohal oleva Piastriga vaevu 10 on ju 7 sajandikku vist ma loen praegu välja, et täiesti super tulemus ja ka ei olegi midagi väga palju öelda, et kiirust on, et see oli Tanni poolt väga hea. Ma arvan, et väga paremat ei saagi loota oma esimeseks vabatreeninguks vormel 1. No ja mis eriti oluline, et jällegi mina saan aru, et ta täitis kõik ülesanned, mida oodati ja ta püsis rajal. Et ei läinud seal nii-öelda meheks kätte ära, nii et mis seal on, siis spikker ütleb, et 29 ringi tegi, kui Piastri tegi 33, nii et selline täiesti korralik ringide arv. Ja teistest vabatreeningutest mainime ära, et Russell oli seal kiireim, teisel oli Norris kiireim, 3. Norris jälle kiireim ja ütleme sellega see pandi alus ka edasiseks nädalavahetuseks. Vabatreeningutest midagi suurt olulist veel, mis teil silma jäi? Nüüd oligi siuke, esimene vabatreening natuke siis moonutas seda päris pilti, et kuna Landot ei olnudki autos ja siis väga tõenäoliselt oleks Landoga esimene olnud selles vabatreeningus, aga oli selles mõttes selge, et kõik läheb sama rada pidi edasi, et McLarenid eesotsas, Mercedes, Ferrari, Verstappen üritavad täita ülejäänud koha, aga mis oli juba algusest peale selge, et Kick Sauberitel on kiirust ja eriti just Portoleto, kes oli sel nädalavahetuse üks suurimaid staare lõpuks, et juba vabatreeningutel tegelikult oli näha tema poolt ka väga häid tulemusi. Selles valguses on jälle huvitav vaadata, et ma pean jälle selle üle rääkima, et mul ei ole kunagi olnud ühegi nagu kommentaatori osas sellist tunnet, et tema on minu iidol või midagi ükskõik, kas siis Eestis või piiri taga ja kui keegi alati on, mitte alati, aga varasemalt on ka rääkinud, et ei, mis need meie omad, et seal ikka seal need Sky omad ja need, kui vormel 1 räägime, et nemad ikka teavad ja on ja vaatasin siis vormel 1 ametlikult koduleheküljelt ka ennem etappi, alati seal on toodud ära see võimalik võistlusstrateegia ja siis millised rehvid kellelgi on kasutada ja kui palju uusi, kui palju vanu komplekte ja siis, et mida näitab võistluse simulatsioon ja vaata, mina nüüd küll aru ei saanud, et kas neil oli arvuti tuksis või mis. Kick Sauberit näidati lootusetult viimasena, aga sõiduni me jõuame. Et jälle näide sellest, et ei maksa niimoodi silmad kandiliselt peas ja andunult vaadata alt üles seal mujal maailmas, ka Suurbritannias toimetavate nii-öelda spetsialistide poole, ka nemad eksivad. Kõik eksivad igal tasemel. Ja nii on, aga okei, lähme siis kvalifikatsiooni juurde. Alustatakse eest poolt. Norris, täielik ülekaal. Okei, seal, nii ma panen siin spikrid ka, aga esimeses sessioonis kiireim, teises kiireim, 3. tõsi seal, kes Liinat kaitas, tõi kollased lipud välja lõpus, kui Verstappen, Piastri ja teised olid seal veel kiiret ringi proovimas. Aga nagu vahed olid enne seda juba suured, et arvestades, kus see Norris tuli, täiesti fopaa Kanada pealt, ütleme, vend oli väga hästi restardi ütleme ära teinud. Mina hüppaks natukene tagasi kõigepealt selle esimese kvalifikatsiooni vooru peale, et öeldakse, et see rada on lühike, mis ta nüüd nii väga lühike on, see rada on pigem kiire, selles on teema rohkem. Et näiteks Interlagose rada on lühem veel, kui ma õigesti mäletan, aga seal ringi aeg on
palju kauem läbitakse seda ringi, sellepärast et raja profiil on hoopis teine. Aga alla sekundi sisse mahtusid ju kõik tegelikult. Nii et selline kiire voolav rada ja seal, kuna need vahed olid nii väiksed, siis iga väike eksimus maksis kurjasti kätte seal. Ja hästi huvitav oligi see, et Lando oli tegelikult ju 30 ees veel teistest ja vist viimasel kohal olev Hülkenberg oli omakorda vist 20 aeglasem teistest, ehk siis tegelikult lõvi osa 18 autot mahtus põhimõtteliselt poole sekundi sisse, mis on ikka täiesti hämmastav, nii väike vahe tegelikult ei saagi väga olla, kui me hakkame vaatama neid sõitjate vahel, see ongi tavaliselt paar sajandikku igal pool, et ja tõesti mikroliigutus, teistmoodi pidurdus, paar meetrit siia-sinna ja ongi see ringaeg läing, et 2-19 alla 0,4 sekundi. No vot, veelgi hullem. Kohad 2-19. Just. Täiesti müstiline. Aga see on hea, see on äge. See on väga hea. Mida vaadata. No selle peale tasub jälle öelda, et Vormel 1 reeglina väga valel ajal muudab tehnilisi tingimusi. Et nüüd, kus just see seltskond hakkab niimoodi kompaktselt kokku saama ja tegelikult, eilsel võistlusel oli ka näha, et ja küll jätame need McLarenid kõrvale, aga seal selja taga juba toimus ju päris tõsine madin punkti kohtadele. Et asi hakkab põnevaks minema ja siis otsustatakse, et tühjaga lahutame nüüd selle asja kõik laiali. Aga see on järgmise aasta muusika. Aga praegu saame nautida veel. Veel saame, jah. Õnneks on rekordpikad hooajad, keegi vahepeal koju väga ei jõua, aga meil saame nautida, see on hea. Igastahes, aga kas räägime Norrisest rohkem ka? Ma mõtlen just selle nurga alt, et niimoodi tagasi tuli. Peale seda Kanada No selles mõttes see ongi lihtsalt, mulle meeldib aeg-ajalt Norrist natuke pahandada ka temil, aga antud olukorras mul lihtsalt ei ole mitte midagi öelda, et super töö Norrise poolt, et just vaimsest vaatenurgast ka, et tagasi tulla sellest tagasilöögist nii enesekindlalt ja konkreetselt, et olgugi, et Austria ongi tegelikult Norrise jaoks väga tugev rada alati olnud, siis ikkagi tulla kohe veel nii, et sa esimest vabatreeningut ei saanudki teha, ikka tulla kohe ja olla kogu aeg esimene, siis lihtsalt selge pilt, et ta ei kao tiitlivõistlusest mitte kuhugi, et eks need 2 McLarenit hakkavad väga palju omavahel heitlema. No ilmselgelt pärast eelmist etappi seal kõvasti sellist psühholoogilist ettevalmistust tehti ja auto on ju tegelikult McLaren on teistest ju peaaegu üle, praktiliselt tulevad meelde need ajad, kui hübriidajastu algas ja Mercedes oli teistest üle, et praegu on siis ütleme niimoodi, et eelmise aasta poole pealt on siis tekkinud selline olukord, kus McLareni auto on ülihea ja sobib mõlemale sõitjale tegelikult. See on ka oluline. No sealt edasi siis tuli Leclerc, Piastri ja Hamilton, 5 oli Russell, 6 Liam Lawson, parim Red Bulli, ütleme siis selle süsteemi 4 sõitja ja 7 oli Verstappen, et tal see kollane lipp ka segas ka teda muidugi, aga jah, kiidaks Lawsonit ja Portoleto, minu arust see oli esimene kord, kui ta Q3 jõudis. Ja eriti arvestada, et Nico oli üldse viimane ja Portoleto lihtsalt selgelt oligi üle väga heast kvalifikatsioonisõitjast Nico Hülkenbergist see nädalavahetus, et see oli tõesti super, jah, aga jah, nendest kollastest lippudest veel või just see, jah, et tuligi täpselt kõige valemal võimalikul momendil nii Piastrile kui ka Verstappenile, et ma ei usu, et kumbki neist oleks Norrist päriselt püüdnud, aga ikkagist ma arvan, et 2-3 oleks mõlemad võinud leida selles olukorras veel, aga selles mõttes ise kumbki neist ei teinud esimeses või siis 3. kvalifikatsiooni esimeses ringide voorus head tulemust, et sinna see läks. No põhjus oli selles siis, et Pierre Gasly oma teisel katsel tegi viimasest kurvist väljudest pirueti ja siis, kui õigesti mäletan, Verstappenil jäigi kiire ring sõitmata, sellepärast, et tema oli just kiiret ringi alustamas selle värske refikomplektiga ja kollased lipud olid väljas ja oligi kõik. Ja samamoodi Piastril ja keegi oli veel selles segatud, mul ei tule praegu ette, kes võis olla Antonelli, aga ei pruukinud. Nii et selles mõttes jah, natukene ebaülevaatlik see 3. kvalifikatsioonivoor, aga samas mingit pidi ka mitte. Mingit pidi ka. See esimene voor sai kõigil õigesti sõidetud. Et selles mõttes ilmselgelt on McLaren teistest üle ja teine asi, et Ferrari tõi siia uuendusi, muulgas uus põhi, diffuusor ja vähemalt Leclerc ütles, et need toimivad, aga me läheme samm-sammult ja veel kanna peale ei astu McLarenile, mida oli ka näha sõidu sees.
aga Hamilton oli ka väga rahul minu arust, seal juba laupäeva järel rääkis, et fantastiline seis on hetkel arvestades, kus nad tulnud on ja kuidas neil see kvall läks, aga tagapool jällegi Red Bulli teine piloot, kes on siis hetkel veel igaks juhuks, iial ei tea, mis seal jälle otsustatakse, Yuki Tsunoda, et 18. Nii müstiline ikka, no jätkuvalt, no keegi kuidagi ei saa seal peale Verstappeni selle Red Bulliga hakkama ja no Verstappel on ka muidugi raske vahel, aga ma hakkan järjest rohkem Sergio Perest hindama. No, tema keskmised tulemused no arvestades, et ta siiski nagu tõi punkte ka, ja ka mõned poodiumid ja mõned poodiumid ka, et vanasti ka võita. Jah, et aga võtta see näitabki, kui palju see meie enda perspektiiv on muutunud siin 2 aastaga, et oli lihtne Tšekot nahutada natukene, aga kui nüüd on järjest 2 sõitjat veelgi hullemini põrunud ja Tsunoda teeb sisuliselt kõige hullemat nüüd neist kõigist 3, siis see on ikka päris väga, väga veider olukord, aga samas teistpidi jällegist loogiline, et jah, Red Bull on ehitatud puhtalt Verstappeni teenindamiseks, see auto on ka tehtud nii nagu Verstappeni enam-vähem meeldib, ega talle ka see väga palju ei meeldi praegu, aga sellegi poolest väga raske sõita sellega. Nii ongi, et seal vabatreeningutel ka Karun Tšanduk just juhtis tähelepanu ja tõesti oli näha, et see on see 6-7 kurv, need raja keskel, need kiired vasakud. Et seal ikka Verstappeni rool oli ikka väga-väga risti, et 90-kraadise nurga all keeras seal, et auto oli nii alajuhitav, mis tähendab seda siis, et seal keerad kurvi ja auto ei keera, et esirattad lohisevad otse edasi. Ja see ei meeldi üldse Verstappenile, Verstappen tahab hästi konkreetset esiotsa ja seda praegu ei ole millegipärast pakkuda Red Bullil ja eks seal küsimus ongi nende autoseadistusega nüüd nii, et kui see esiots saadakse keerama, siis ei pruugi auto üldiselt jälle kiire olla, et seal nende tänapäeva tiibautodega on auto kõrgus tohutult tähtis, et mida madalamal ta on, seda kiiremini saab kurvis sõita, aga samas tuleb jälle leida see seadistus, et auto ka keeraks, nii et see on nii peenest kinni, eks ole, ja ilmselgelt praegu Verstappen rähkleb ka, ta on hädas, ta oli vabatreeningutel ju ka hädas. Esimene vabatreening selles mõttes ei näita suurt midagi, et rada on veel must, kõik alles otsivad seal midagi, teisest alates võib hakata mingeid hinnanguid andma. Aga Red Bull on hädas ja takkajärgi nüüd Sergio Perezil on ka läinud rohkem keelepaelad valla. On küll. Ja ta siin enne Austria etappi ütles ka, et siseringist on tulnud tema nii informatsiooni, et mõningas mõttes igatsetakse teda taga, eks ole. Ja teisest küljest on temale üheselt selge, et kui eelmisel aastal ennem või pärast Miami etappi, kudapidi see oli, tuli teade, et Adrian Newey lahkub, siis probleemid algasid tegelikult Red Bulli meeskonnas. Nii et ei ole sellist head juhtoonest seal ja mis järgmiseks aastaks saab, ei tea ja Yuki Tsunodaga on jah see teema, et ta on suudnud ennast raadiosides ohjeldada natukene ja tundus ka hooaja algul ju, et nagu ümbersündinud mees, aga nüüd seal Red Bullis ei saa kuidagi hakkama. No põhimõtteliselt oleks vaja, et Verstappen oleks Red Bullis ja 3 venda RB-s. Siis neil toimiks, ma arvan, rohkem see värk. Oota, no sõitjad endi jaoks nagu. Et Verstappen oleks üksinda. Ei, ma ütlen, et teised 3 on Racing Bull siis, sest selles mõttes siis sobib, teistpidi tahaks panna Verstappeni RB-s on ju, siis vaadata, kuidas ta hakkab võitma. Siis on tiitleitluses. Minu meelest, kas mitte nüüd ei ole nii Tsunoda kui ka Lawson öelnud, mõlemal on ju kogemus mõlema autoga, et see RB auto on kuidagi ütleme, toimib laiemas aknas, et sa pead selle Red Bulli auto saama kuidagi hästi konkreetselt seadesse, et temaga oleks võimalik kiiresti sõita. Et selles mõttes on hästi-hästi keeruline, aga siin mina ikkagi viskan kivi muulgas mehaanikute kapsaaeda ja inseneride kapsaaeda, et kuidas ta siis ei leia neid seadistusi. Aga ei leia, põhimehed on lahkunud ja nii ta läheb. Aga pühapäev kell 4 Eesti järgi kell 3 kohaliku järgi algas ja nüüd tuleb jälle traditsiooniline ref-info, ma loodan. Jah, tuleb ikka, et selles mõttes see sõit oli nüüd mõningas mõttes ootuspärane, et kõige pehmemad kasutus ei olnud, C6 on see kõige pehmem, refisegu olid C5, C4 ja C3 ja pehme refiga läksid rajale, mis on siis 5 sõitjat, 10. kohalt startinud Gasly, 13. Hadjar, 14. Kolapinto, 15. Permin ja 20. Hülkenberg.
ja nüüd Hülkenbergile eriti tasub tähelepanu juhtida. Ja ülejäänud siis startisid kõik keskmise rehviga, see on mul nüüd märkimata, et kellel oli kasutatud komplekt, kellel mitte. Aga see juba eeldas, et siin võib mingisuguseid huvitavaid taktikavariante tulla ja ausalt öelda tuligi. Kogu esikümne sees ikka oli servast serva neid taktikaid, nagu pärast nägime. Aga mis seal alguses kohe huvitav oli see, et kui rehvisoojendusringile mindi, siis Sainz ei läinud. Sainz läks jama vihta. Üks mees ei saanudki alguses minna, on ju. Jäime pikalt ootama ja teised hakkasid järgi jõudma, siis äkitsi Sainz pani ikka minema. Aga jah, selles mõttes Sainzi minek oli vaevaline ja kohe hakkas raadios kurtma ka, et midagi on tagumiste piduritega viga, et justkui ei tööta see pidurisüsteem. Ja siis, midagi pole teha, tuli boksi, katkestas sõidu enne seda, kui see algaski, õigemini ei alustanudki sõitu, et ei saanud katkestada. Lihtsalt ei jõudnud stardirivi tagasi. Tagant hakkas tuld ja suitsu tulema. Aga see tehti siis tehti kogu stardiprotseduur uuesti ja sõit lükkus edasi ka oma 10-15 minutit. Isegi vist rohkem, vist paar kendel isegi, et seal... Ja 71 ringist sai siis 70 lõpuks. Sainzil muidugi ei olnud, kuidas ma ütlen, okei, ta siin vahepeal ma vaatan, on tegelikult punktidele tund küll järjest, aga on ka niisugune kohati nagu läheb hästi, see on niisugust valusat ebaõnne, just see, et su stardi eel läheb, et sa juba startigi, aga see käib asja juurde. Eks nagu Williamsil üldse on niisugune nagu hooaja alguse, kuidas öelda siis hoog või suur nagu hurraaga tulemine on tuhin. Tuhin on justkui nagu üle läinud ja nüüd nad on rohkem sellises, eks teised on lihtsalt järgi jõudnud, see on ka tõsiasi, aga nüüd nad on rohkem sellises keskvälja ja viimaste võitluses, aga selles mõttes ma arvan, et Sainz ja Albon mõlemad, nii Williams ka pusivad edasi ja eks Sainz võis nagu eeldada ka seda, et ega see algus kindlasti lihtne ei tule, et eks see on niisugune töö, mis läheb edasi, et kõigil on oma rollid selged. No Williamsil on viimasel ajal just sellise tehnilise vastupidavusega probleeme, et Kanadas ju ka olid probleemid Albonil ja nüüd jälle samadel põhjustel väidetavalt ta katkestas ja see ei ütlemata Austria GP-l oli üle hulga aja selline korralik suvi ikkagi, et õhk oli 30 kraadid Celsiuse järgi ja rada oli +50 võistlust läbivalt, et päris kuumad olud olid. Ja väidetavalt takkajärgi tarkusena siis kannatas selle all ka Mercedes. Et Toto Wolff ütles pärast sõitu, et meie edasiminekut pidurdavad mitte 4 aasta aega ja rahvusvaheline imperialism nagu kommunismi segas, aga neid siis segavad abrasiivne asfalt, pikad kurvid ja kõrge temperatuur. Ja kahjuks tuleb F1 oma jagu ette. Kõik tulevad aega ette tõepoolest. Võidused autoga ringreal tulevad need kõik ette, jah. Aga stardist Norris pani minema, Leclerc vaatas korraks, aga siis selle kasutas Esterio Piastri, kes siis sai sealt esimese kurviga põhimõtteliselt juba Leclercist mööda, teiseks McLarenil 2 juhtimine ja siis ütleme niisugune tüüpiline 3. kurvi asi seal Antonellil, pidurid plokki jäi natuke hiljaks. Jäi hiljaks pidurdamisega, siis lõi täie jõuga piduritel peale, mis juhtus, pidurid plokki, otse Max Verstappenile sisse, nii et mõlemad pidid sõidu katkestama, selles mõttes ja Lawsonil seal veel vedas kõrval. Lawsonil vedas, tema pihta ei saanud, aga selles mõttes nagu Norriski Kanadas Antonelli kohe ütles, et sorry, minu süü, midagi pole teha või pooled ütles, et minu süü, teises pooles ütles, et tagumised pidurid lõid nagu kahtlased plokki, et ma ei tea, ütles ka nii, et ei tea, mis päriselt juhtus seal, aga eks ta niisugune algaja asi on, et Antonelli siiski ainult 18, et juhtub ikka esimesel hooajal väikseid äpardusi, et kahju ainult, et ta Maxi võttis endaga kaasa. Muidugi Max ise oli antud olles väga rahulik, ta ka mõistis, et tegijal juhtub. Nojah, siin võib kaksipidi mõelda nüüd, eks ma selleni ka kohe jõuan, miks see Max rahulik oli. Et tegelikult mina ikka jauran seda oma, et kui keegi ütleb, et see kogenematusest selline viga ja kurat võtaks, ta sõidab mähkmetest peale võidus. Esimesed 2 kurvi, kui ollakse pundis koos, ei pidurdata sellel hetkel, kui sa sõidad vabas vees olles. Kuidas see koju ei jõudnud, et see oli nii selline algajalik viga, just nimelt algajalik viga ja
Antonelli ei ole algaja, ta on mähkmetest peale, ennem sündi sõitis juba võidu. No tema puhul tundub küll. Jah, et no isa oli tal võidusõitja ju ka, küll kereautodega. Aga see nüüd, et tähendab ja Lawson pääses tänu sellele, et noh, ikkagi kiire reaktsioon, muidu oleks sõitnud Antonelli Lawsonile tagant sisse ju. Tänu sellele, et ta selle pidurduspunkti maha magas. Noh, esimese ringi õige pidurduskoha. Aga see, et nüüd Verstappen oli rahulik, noh, siin tuleme jälle selle nii-öelda kuulujuttude karusselli juurde. Kas, mis puudutab Mercedest? Just, mis puudutab absoluutselt Mercedest, et millegipärast ei ole Russelli lepingut veel pikendatud ja juba on Toto Wolff välja öelnud, et Antonellist ta küll ei kavatse loobuda, otse loomulikult ei kavatse. See on ka loogiline, jah. Ja nad ju sügavalt kahjatsevad, et nad ei pakkunud omal ajal aastaid tagasi samu tingimusi perekond Verstappenile, nagu pakkus Red Bull. Nad pakkusid talle lihtsalt varusõitja kohta. Ja nüüd on, noh, ütleme niimoodi, et häbi nägu ees ja silmad seina poole ja ei tea, kuidas olla ja siis nüüd parem hilja kui mitte kunagi. Väide on siis selline, et hirmsasti nüüd tahetakse Verstappenit järgmiseks aastaks oma võistkonda ja noh, Verstappenil on jälle halvad ajad seal või ülgemini temal ei ole, Red Bullil on halvad ajad. Verstappen teeb, mis tahab. Ja ongi selline, võib olla, et asjaolude kokkulangemine, kus järgmisel aastal võivad Mercedeses olla võistkonnakaaslased Antonelli ja Verstappen ja mis see Verstappen siis ikka seda noort Antonellit materdab. Ja. Teine see rohkem meemi mõõtu põhjendus, miks Verstappeni rahulik oli see, et noh, kõks käis ära, ta sai aru, et see oli Antonelli, mitte Russell on ju. Russell ja Verstappen vanad vihkad, siis oleks juba rusikad käiku läinud. No nendel on kardiajast juba oma ajalugu. Aga siis, kui ta nägi, et Antonelli, mis siis ikka, noh, ta küll juhtub. Noor poiss juhtub. Aga Russell oleks vähe suurem madin tulnud. Aga Mercedes, kui me juba sellest kuulutust räägime, selles mõttes on Toto Wolff ka väga heas seisus. Ühtepidi tal on Antonelli ja Russell, ütleme, laias laastus ülija paar, mida omada. Ja. Üks on nii-öelda kas parimas eas või põhimõtteliselt parimas eas tippsõitja ja teine on ilmselgelt maailmameistri materjal, kes on 18 ja nende süsteemis. Aga samas, kui mõtled, et tahaks midagi muud, sorry George, thank you, hello Max. No ei ole halb valik. No selles mõttes küll jah, et no see on sarnane olukord, mis Ferraril oli, kui Hamilton tuli oma teenuseid pakkuma, et noh, mõne sõitjaga lihtsalt on nii, et kui tema tahab mingit kohta, siis ta saab ka, no, kes on Toto, et Maxile ära öelda, et selles mõttes küll, et Toto vist võidab ühte või teistpidi, et tal on hea koosseis nii või noh. No siin küll on veel see lugu ka, või pigem see lugu, et mõlemal juhul, nii Ferrariga kui Mercedesega, et ei ole ei Max läinud oma teenuseid pakkuma ega Hamilton, vaid vastupidi. Ferrari suur juht ja õpetaja on andunud Hamiltoni fänn ja lõpuks ometi nad said Hamiltoni, lõpuks said. Ja Maxiga, nagu ma juba eelnevalt rääkisin, on oma ajalugu, et neil on sügav kahjatsus hinges ja nad väga tahaksid seda haava parandada. Ainus häda on see, et mehed kumbki mees ei tule odavalt. Ei, seda kindlasti mitte. Või noh, ütleme, Lewis ei läinud odavalt ja kui Max peaks millalgi minema, see võib praegu juba isegi veel kallim olla. No, aga ütleme Mercedes selleks, et oma endist hiilgust taastada, ma arvan, et nemad seal raha kokku ei hoia, et see lõpuks see Maxi palk on köömes. Ei no sellest küllap tuleb mõni Lähis-Ida sponsor jälle kusagilt ja see pole mingi probleem, need paarkümmend või paarsada miljonit leida. Aga no ütleme sõidust edasi minnes, et Max oli väljas, McLarenid läksid eest ära, siis hakkasid omavahel seal pusklema, mis ring see oli, kus Piastri sai päris kõrvale korraks ka mööda? Tegelikult sai ta juba esimesel ringil, kohe seal pika sirge lõpus sai juba korraks nii-öelda mõtles selle peale. Mõtles, et kas ma hakkan nüüd natuke rohkem surkima, aga kohe pärast seda ringid 1 kuni 22, mil Norris tegi oma esimese peatuse, oli Piastri kogu aeg sekundi sees ja sisuliselt iga ring ründas seal DRS-i alal, et see oli absoluutselt üks parimaid selliseid sõitjate vahelisi võitlusi ja eriti just tiimikaaslaste vahelisi võitlusi, et aga selliseid nagu päris olukordi oli vist 2 või 3 tükki, et esiteks kusagil, ma ei tea, 11-12 ring, kui Piastri päriselt proovis saada, aga siis hoopis Norris, kes tavaliselt me ei pea nüüd nagu väga targaks strateegiks, siis Norris kavaldas Piastri DRS-iga üle. Ja siis tuli ka see natuke ohtlikum moment, kui Piastri lasi pidurid natuke plokki pärast siis seda
kolmandat sirget ja oleks peaaegu Norrisele sisse sõitnud, aga õnneks lahenes seal kõik sõbralikult. No mina olen hinnangutes natuke teist meelt, et Norris ei kavaldanud üle Piastrit. Piastri oli ise rumal. Piastri tegi Perezi, kes mäletab omal ajal. Seal on ju see trikk Austria rajal, et seal on 3 DRS-i ala. On stardi-finissi sirge, siis on see järgnev looklev osa selle teise 3. kurvi vahel ja siis 3. 4. kurvi vahel on järgmine DRS-i ala. Ja nüüd Piastri siis 11. ringil läks just ennem seda 3. kurvi mööda sõidule. Kui ta oleks natukene ennast tagasi hoidnud või poleks seda möödasõitu lõpuni teinud, siis tal 3. 4. vahel oleks omal olnud DRS jälle kasutada ja ma olen veendunud, ta sellise manöövri puhul oleks mööda saanud ja oleks ka jäänud ette Norrisest. Aga ta tegi Perezi. Perez paar aastat tagasi proovis meeleheitlikult Leclerc'ist mitu ringi järjest ühe ja sama reha peale astudes mööda saada. Ja lõpuks see reha pani ikka nii kõva kolaka vastu pead, et enam üldse mõte ei töötanud. Aga Piastri oli selles mõttes tublim, et tal sellest ühest reha peale astumisest aitas. Rohkem ta seda viga enam ei teinud, aga see oli Piastri viga, mitte minu hinnangul, mitte Norrise tarkus. Aga teisipidi siis, kui ta jälle seal plokki pidurdas, siis oli see, et need papaia reeglid nagu, et mõningas mõttes, ma olen ka seda mõelnud, et kui teil auto on nii palju üle, siis mul tuleb paralleel Indy 500-ga. Seal tihti peale erinevate tiimide vennad, kui nad hakkavad kellestki eest ära sõitma, siis nad pakuvad tuuletuge vastastikku, Indikaaris ei ole DRS-i, aga seal nendel pikkadel ovaalidel, nagu Indianapolis ongi niimoodi, et kord on üks ees, siis teine saab tuulest mööda ette ja niimoodi 11 vedades, nad sõidavad teistel eest ära. Oleks McLaren nüüd targasti käitunud, siis nad oleks võinud seal samamoodi üksteisele DRS-i tuge pakkudes sõita veel pikemalt eest ära ja siis, ma ei tea, näiteks viimases lõpus siis, kui kõik boksipeatused on tehtud ja teil on nii pikk vahe teistega, et võite seal kabetada ja põllumajanduslikke töid teha nii palju, kui süda lustib. Aga see oli mõningas mõttes natukene veider, et see oleks võinud päris halvasti lõppeda tegelikult. Jah, et muidu me ju räägime, et Piastri on see külma peaga ja mõtleja, aga jah, Austria oli niisugune natukene kehvem sooritus. Seal Norris antud situatsioonis, Norris lõi tal nagu ukse nina all poolenisti kinni, et tal ei jäädki muud üle, kui pidurid virutada põhja. Aga meil oli, Kanada, kus nad põrkasid kokku, aga see oli nii ilmselge, Norris ups, et seal mingit väga intriigi ei olnud, pluss kuna Piastril midagi ei juhtunud sellest. Nüüd nad, selles mõttes mahtusid ikkagi ära rajale. Millal, mis ta arvate, näeme pigem varem või hiljem seda, et nad panevad ka niimoodi kokku, et mõlemad on, et mida kuradid sina nüüd tegid ja teine on süüdi ja hakkab nagu päris kismaks minema, sest praegu on kuidagi nagu on huvitav, punktis on ülihuvitav, nad on omavahel väga võrdsed, laias laastus, aga mingit seda nagu pautamist on eks ongi, mõlemad on tegelikult nii puhtad sõitjad ka, et mõlemad oskavad väga hästi neid rada jagada oma vahel ja sõdida nii, et kõik on aus ja võrdne ka, aga jah, tõesti ma ei tea, ma isegi välista seda, et ei tulegi seda nagu suurt kokkupõrget on ju, teistpidi, fännile muidugi võiks, aga tiimi vaatenurgast on ju, miks peab on ju, et kui meie sõitjad on 1-2 ja nad oskavad veel nagu omavahel ka sõita, siis miks me peakski sekku, miks me peaks muutma midagi, kui nad väga hästi omavahel sõidavad, et ma ei välista olukorda, kus nad saavadki selles mõttes viisakalt jagatud, et kord üks kees, kord teine ja sõdivadki rajal nii, et ei tulegi mingit suurt õnnetut kokkupõrget, kus üks ilmselgelt süüdi on. Ei, ma pigem võib-olla ei mõelnud nii palju nagu seda, et füüsiliselt pilvasteks üksteist sõidavad, aga seda nagu üldist mingit intriigi, ma ei tea, kas või mingi intervjuudes või et kuidagi nad on nii ära koolitatud juba, et eks F1 bossid ka õppisid sellest Rosbergi ja Hamiltoni omavahelisest sõdimisest, et kõik ilmselt said mingid koolitused, et isegi kui tiimikaaslased sõidavad üksteisele otse, siis meil on olemas teatud dokumendid või teatud käitumised, mis te peate tegema, mis te peate meediale ütlema ja niimoodi, et ei tea, ajad lihtsalt pole enam sellised, et meil siuke tiimikaaslast omavaheline sõdimine on. Kahju. Ei tea, kas nüüd ajad või midagi, mina pigem arvan, et lihtsalt need inimtüübid on sellised, et ausalt öelda Piastri puhul ma ei kujuta ette päris hästi sellist situatsiooni, samas vaga vesi, sügav põhi. Samas Alpiinile pani küll.
Alpinile pani eriti mõnus. Aga samas see oli ka jälle siuke nagu lihtsalt muu hulgas öeldud kommentaar on ja siis me võime siis selle ära ka rääkida, et see oli juba siis sõidu lõpu poole, kui oli vaja ringiga maha jäänutest mööda saada, siis Colapinto tegeles seal oma väikse võitlusega Tsunodaga, ta oleks täiesti meelest ära, või mitte meelest, aga lihtsalt jäi tähelepanut, et Piastri üritas temast siis mööda saada siniste lippude all. No see oli küll puhtalt, ütleme, ikkagi võistkonna süü, et see, mis seal juhtus, mis see oli seal kuskil võistluse keskel, eks ole, et või lõpupoole, et tema oli ametis seal Tsunoda koha võtmisega ja võistkond ei öelnud talle ka nähtavasti, et sul on taga kohe on kiired vennad, et lase mööda. Et see oli, seda ma täitsa usun, et Colapinto ei näinud. Aga seal pärast seda tuli siis Oskari poolt raadioside, et eesti keelde tõlgituna enam-vähem, et Alpine leidis, peale kõiki neid aastaid Alpine leidis veel ühe viisi, kuidas mulle keerata. Aga see tuli ka nii nagu rahulikult ja nii-öelda nagu no vot seal on nüüd ajalugu taga. Seal on suur ajalugu. Just nimelt võistkonnaga, mitte sõitjatega. Sa suutsid selle tõlkida ka nii, et ei saa trahvi ka praegu. No see oligi ma olen saanud nii palju. Muidugi sa ju töötad PR-i poole. Ma olen ka neid koolitusi saanud. No mina olen see, ma tahaks nagu... Või kas ma näinud siit, kas tahaks mingit intriigi rohkem? Nagu ma mõtlen just niisugust töötlemist. Muidugi tahaks, ma tahaks ka selles mõttes nagu duelli, aga lihtsalt need kaks sõitjad, kes see aasta on tiitliheitlused, need ei tundu kumbki. Oskar ongi, et Oskar võtab selle nagu muu hulgas on, et panime kokku, mis siis paneme edasi ja Lando teistpidi ilmselt nagu pigem tegeleb eneseanalüüsiga ja mõtleb, mis tema oleks saanud paremini või teha ja siis jääbki puudu võib-olla selline nagu intriigi tekitaja, lihtsalt juba nende sõitjate iseloomus. Nagu me seal, ütleme, McLareni teema siis lõpetame, siis lõpupoole ka Piastri ju tuli, palju see vaheli suurimal hetkel, 10 pluss 9? 6 sekundit. 6 sekundit oli. Aga siin oligi see, et kui Piastri siis, kui see peaaegu moment oli McLarenite vahel, siis Piastri tegelikult oma piduriblokki sõitmisega siis tekitas ka siis ühe kuidas öelda flat spot eesti keeles siis ühe... Sõitis lapikuks refi ja siis Norrise pool McLarenist siis kasutas kohe ära, saatis Norrise boksi ja Oskar jäi siis natuke kauemaks välja selle mõttega, et sõidame natuke kauem, olgugi, et sul on siis lapik, aga üritame siis väikse nagu eelise sulle sõidu lõpu poole tekitada, et sul on paar ringi värskemad refid ja siis ta tuligi vist neli ringi hiljem boksi, aga sellega oli siis tegelikult vahe Norrisega kasvanud 6 sekundi peale ja siis Piastri niimoodi väga tasapisi vähendas seda vahet seal kusagil 4-5 peale vahel mingi hetk ja siis, kui nüüd sõidu viimases faasis olid mõlemad jälle keskmistel refidel, siis ta hakkas natuke jõulisemalt jälle vähendama, aga kui ta oli jälle seal 3 peale saanud, siis hakkasid need ringiga maha jääjad sekkuma väga palju, et kord aitas Piastrit, kord aitas Norrist, et kord oli ühel DRS, kord teisel DRS, et selline nagu mängimine oli ja tegelikult päriselt ründamiskaugusesse ei jõudnudki Piastri sellega. Jah, see põhiline põhjus oli see, et seal keskväljal oli ikkagi nii palju neid võitluspaare, et see möll, mis seal keskel käis, oli ikka päris meeliülendav, et mul on selline muulgas kirjas näiteks, see oli küll alles 10. ringil, aga DRS-i rong hakkas pihta Albonist, kes oli 6. kohal tol hetkel ja kõik ülejäänud võistlejad olid seal DRS-i rongis. Esimesed 5 olid siis oma teed läinud, aga 6. kohast alates olid kõik DRS-i rongis. Ja ega see oli ju sõitu läbivalt oli see, et sinna, ütleme, Russell oli jälle ei kellegi maal, täiesti anonüümne ja Lawson oli siis see, kes ikkagi koha eest päikse all pidi võitlema, aga põhimõtteliselt, ütleme, alates 6. kohast kuni lõpuni oli üsna ebaselge, et kes ikkagi millisel kohal lõpetab, et selles mõttes on praegu vormel 1 väga heas seisus, et võistkonnad on ikkagi üsna võrdsed ja kui ma enne seda rääkisin, et kui stardis seal oli 5 võistlejat oli pehme rehviga, ülejäänud olid keskmisega, siis teades, et kuiva ilmaga peab 2 segu vähemalt kasutama, siis oli oodata, et tuleb huvitavaid refi taktikaid ja tuligi. Näiteks Lawson ja Alonso. Lawson oli siis muide viimane 6. kohal, kes oli liidriga samal ringil. Et Lawson ja Alonso
lõpetasid võistluse 1 boksipeatusega ainult. Ja teistel oli reeglina 2, aga siis, mis oli erisus, Hülkenberg alustas selle pehme rehviga ja lõpuks lõpetas 9. aga ta alustas ju 20. koha pealt. Et Hülkenberg jälle näitas ühest küljest, et ta on kõva sõidumees, võidusõidumees, et tema võidusõiduoskused on ülihead ja antud situatsioonis jälle võiks öelda müts maha Sauberi strateegia osakonna ees. Ülihea töö ju tegelikult. No üldse nende kogu hooaega arvasid see, et nad mõlemad mehed punktile said ja Portoleto puhul ma natuke lootsin, et ta saab 6. kohast, et tore ikka, kui uustulnuk nagu väga hea tulemuse teeb, aga täpselt jah, Lawson ja Alonso siis ainsad mehed, kes said selle 1 peatuse taktikaga hakkama. Nad olid lõpus vägagi Portoleto löögi ulatuses, aga vot Alonso Manageri peale. Alonso jäi peale ja vana strateeg kasutaski siis ringiga möödujaid ja kasutas nende DRS-i ja kõiksugu nippe nendega, et jääda Portoletost ette, aga eks see ongi tema mees, kes teab absoluutselt kõiki nippe kasutaski ära ja ei Alonso ega Portoleto ei olnud kumbki liiga pahane, sellepärast, et neil väga-väga kõva lahing oli ka siin lõpuringidel. No ja Portoleto esimest korda üldse ju punktidel, et ta oli ikkagi väga rahul ja kui lõpuprotokolli vaadata, siis Portoleto ju alustas 8. lõputas 8. Alonso tõusis 4 kohta, Hülkenberg 11, Ocon 7 kohta, Ocon tõusis siis 10. ja Pierman, kes oli 11. Oconi järel, Oconi tiimikaasla, siis tema tõusis 4 kohta, nii et selles mõttes ka jällegi Haasilt väga hea töö. Minu arust see Haas on tugevanud, Sauber on tugevanud ja see, et nad olid ju mitu aastat peksupoisid. Nüüd on nad nii-öelda midfield tiim ja Sauber on veel 9, aga ütleme aga punkti vahe on absoluut nii väike ka, et põhimõtteliselt tegelikult ongi, et kui punktis jõuad, siis Alpine on praegu see peksupoiss. Et raske näha, kuidas nad kiiresti need 15 punkti toovad, mis need üldse 9. lähedale tooks, sest et meil on 6. kohal Racing Point 36 ja 9. Kick Sauberi kõigest 10 punkti maas, nii et see on kõik väga muutuv 1-2 etapiga, et need seisud võivad väga palju veel muutuda. Ja ainsad 2 sõitjad, kes ei ole veel punkte saanud, see hooaeg Colapinto ja Dohan. Dohanil läheb raskeks ka nüüd enam, aga Dohanil on väga keeruline. Kuigi iialid. Äkki tuuakse tagasi? Ma arvan, et mitte. Alpiinid on, ma ei teagi, palju seda tõistsed on juba. Ma ei tea, millise võistkond teda üldse võiks tagasi tuua. Eks ta oli siuke PR ütlus jällegist, jah. Tõsi. Kus sõidust veel midagi? No sõidust endast võib-olla mitte, aga poodiumi tseremoonia oli tegelikult ajalooline. Nii. Ma seda enne rääksin, ma eile olin muudetud töödega ka kinni, ma kõike ei jõudnud jälgida. Esimest korda elus, oma 95. eluaastal, astus Vormel 1 poodiumile Bernard Charles Ecclestone. Vormel 1 pealik aastatel 1987 kuni 2017. Mees saab 95 aastaseks selle aasta 28. oktoobril ja ta ei ole kordagi käinud Vormel 1 poodiumil kedagi ise olnud seal ega kedagi autaustamas, hoolimata sellest, et oma karjääri jooksul on ta ka tiimipealik olnud, Brabhami tiim kuulus kunagi talle näiteks. Ja Vanarat oli tõesti hea näha, 94-aastane liikus nii nagu elu näinud mees ikka liigub, aga täiesti omal jõul ja käis ära seal ja hall juuksepahmakas on peas ja tore oli Vanarat näha. No Berni on ju värski isa ka, selles mõttes peab ju vormis püsima selles mõttes. Vitaalne mees. Kas tõesti esimest korda poodiumil? Kõikide nende rollide ega ta selles, kui mõelda, ega ta nii-öelda F1 bossina ei jõuagi poodiumil ka, ja seal on tavaliselt ju mingid muud prominendid, et kohalikud prominendid ja tegelikult tema oli selline vend ka, või on olnud selline mees, kes ise väga kuhugi esile ei trügi. Tema on rohkem see, kes korraldab asju. Võrreldes praegusega on ju. Ja võrreldes praegusega, jah, aga see on aga üks asi nüüd, mis ennem seda sõitu veel, ma võtsin siin materjali kaasa ka, mida ma lugema ei hakka küll kellelegi ette, aga ma olen siin varemgi rääkinud, et kodanik Ben Sulayemi juhtimisel see Vormel 1 ja üldse FIA juhtimine on nagu pehmelt öeldes veider. Ja nüüd siis 26. juunil, mis oli reedene päev, kui õigesti mäletan, oli vist. Oli küll, jah. Avalikustati
FIA möödasõidujuhised vormel 1 klassis. 26. juunil ilmusid. neljapäeval. Aga kuupäev on sama. Okei. Need on kinnitatud 20. veebruaril 2025. Meil oli 11. etapp. 10 etappi on sõidetud niimoodi, et möödasõidu, need on konkreetselt inglise keeli, siis võõras keeles, mu hääldus pole perfektne. Driving standards, guidelines, mitte regulations, vaid guidelines. Need on juhised. Need on juhised. Nagu... Nii et, ja mis veel avalikustati siis ka, need on siis inglise keeli jälle guidelines for penalties and points. Nii et karistuste ja karistuspunktide juhised ka avalikustati ja miks juhised öeldi, et iga situatsioon on erinev, et kohtunikel on võimalik ja nad peavadki lähenema juhtumipõhiselt. Aga mis seal möödasõidujuhistes siis laus lollus kirjas on see mustvalgel, et möödasõidetav peab tagama selle, et ei toimu kokkupõrget. See on elupõliselt olnud ringrajasõidus nii, et möödasõitja peab tagama selle, et ei toimu kokkupõrget. Kas selle Verstappen Antonelli oleks siis Max pidanud karistada saama? Muidugi. Temast ju nagu mingi otsa... Ma imestasingi, Max oleks pidanud nagu selja taha vaata. Max peaks Suurbritannia kodus istuma. Ei, no mitte, ta peaks eluaegse võistluskeelu saama, ta ju rikkus täielt ära tulevikulootuse sõidu. Jah. Mis õigusega ta oli selle koha peal, selles kurvis? Ta rikkus juhiseid. Et loed neid ja siis öeldakse veel, et need peaksid laienema kõigile ringrajasõidudistsipliinidele üle kogu välja, alates kardispordist, siis kullakesed, te hakkate kamikadzesid siin välja õpetama praegu. See lause on juba laus lollus ja see on nüüd mustvalgel kirjas, õnneks küll, ta ei ole reegel, vaid ta on juhis ja ma kahtlustan küll, et siin, kui nende juhiste järgi rohkem sõitma hakatakse, kus möödasõitja ei pea ruumi jätma möödasõidetavale ja möödasõidetav peab tagama, et kokku ei põrgata, siis me saame siin asju hakata veel nägema. No, ja ühel hetkel äkki siis kui McLarenid ka hakkavad ühel hetkel hakkab ka Russell nuuksuma, kes oli väga selle poolt, et sellised reeglid kehtima hakkaks, sellepärast tema tuli selle lollusega välja, et me oleme kardist peale niimoodi sõitnud. Valetad ei ole. Mis ma tahtsin selle jätsa selle tegelikult Pensula M-ide mängu tõite, mille peaks ka ära mainima, et vahepeal tuli ju nii-öelda lootuskiir, ma ei tea, paar tagasi, et Carlos Sainz seenior, jah. Ei, tema on, seenior, jah. Et 2-korne ralli maailmameister ja siis praeguse Carlos Sainz juniori isa kandideerib ka või kaalub õigemini kandideerimist FIA presidendiks, aga siis minu arust oli ka eelmine nädal. Ikkagi tuli avaldusega välja, et ta kuulas maad, nägi, et pigem vist ei ole varianti ja loobus. Minul nii ralli kui F1 fännina oli seda ja mitte Pensula M-i otsese, ütleme, ultrafännina oli seda kahju lugeda. Mitte üksi sul ilmselt. Jah, et see isegi ju noorem Sainz ütles, et kui talt küsiti, et kuidas tunned, et papp siis loobus kandidatuurist, või Sainz junior ütles, et inimesena ma saan täiesti aru, miks ta loobus, aga spordifännina mitte nii väga. Tahaks nagu ühte paralleeli Eesti jalgpalliliidust tuua, aga ma kardan, et ma saan ka selle eest trahvi, nii et jätan selle siia. Jalkaliitu võib siis. Jalkaliitu võib kritiseerida. Jah, Fiat ei tohi, Fiat ainult ei tohi. Okei. Ei, mul on kõhklus ei ole, aga kahtlused on, et see mäng ei ole päris puhas, et seal, keegi kuskil sõbralikult vestles kodanik Sainziga ja Sainzil toimus kirgastumine ja nagu ta ütles, et ta mõtles selle peale, et ta ikkagi tahab neid kõrberallisid veel edasi sõita ja väga raske on ühitada, Tahab nagu tagada oma pere turvalisuse siis. Ei, ta pole midagi enne ütle kurat, ta nüüd paned siukest teemata. Jah, mis asja, mis turvalisus? Mind järgmine nädal siin saates ei ole, aga kui ei ole, siis ma olen puhkusel. Ei, Sainz seenior ei ole veel püssi põõsasse visanud sportlasena, ta tahab veel saavutada, aga võt see FIA presidendi roll
Vettel ikkagi, ta mõtles järgi, et jah, et see ei võimalda tal ikkagi seda saavutada, mida ta veel tahaks, et noh, ootame veel. Aga sellest on kahju, jah. Aga ringraja välistel teemadel veel on vahepeal tuli ju välja ka kuulus film, mängufilm, mida F1-sarja juhid on ka kõvasti pushinud, Hollywoodi film siis Brad Pittiga. Ma võtsin huvi pärast küsida, kas teie olete näinud seda? Mina näen seda kolmapäeval. Mina olen näinud. No ma ütlen otse, et sina oled näinud, mina veel ei ole, minul mitte mingeid positiivseid ootusi ei ole, sellepärast et ma olen näinud ühte võidusõiduga seotud filmi, see oli võidu nimel, Niki Lauda ja James Hundi teemaline, kui nende see kahevõitlus oli 76. aastal, see oli võidusõidu teemaline film, mis oli päris hea, aga ennem seda on kõik olnud pehmes eesti keeles täielik pask. No Tarmo, kui palju sa tahad, et ma sinu lootusi kolmapäeva osas kas siis põrmustaks või tõstaks? Ei, ma ei taha üldse, ma tahan ära näha ja eks ma siis teen omad järeldused. Okei, siis jääb järgmiseks nädalaks jääb veel võib-olla lähem analüüs. Ma siis väga palju ka rohkem ütlen, ma käisin ka eelmine nädal vaatamas. Homme hommikul mul ilmub ka väike arvustus sel teemal, et ära siis homme hommikul loe veel seda. Ei, kindlasti mitte. Aga jah, ütleme siis niimoodi, film on välja tulnud, on kinotes nähtav. Väga kena, minu süül nüüd lugupeetud kuulajad ei kuule silpigi. Aga samas tegime head reklaami järgmise nädala saateks. Meil on juba teemased, Aron, Suurbritannia Silverstone, Brad Pitt, siin on millest rääkida. Mis praegu? Sonny Hayes. Sonny Hayes, jah. Aga tegelikult see, üks küsimus veel, ma tahtsin teilt küsida. Piastri 216, Norris 201, Verstappen 155, et ühtepidi on tegu Verstappeniga, aga ja üli palju üle poole hoja on veel minna, veel amettehniliselt järgmise etapiga saab pool läbi. Aga kas siit on vara öelda, et nüüd on ainult 2 mehe värk või mitte? No pigem ütleme nii, et realistlikult vaadates on 2 mehe värk. Kunagi ei tea muidugi, mida Max teeb, aga olgem vaadates ka praegust vormikõverat, kus McLarenid tegelikult ongi iga ringi peale pool sekundit kiiremad kui rivaalid, siis ei näe, et isegi Max ei suuda seda vahet nüüd kinni sõita, et jah, tundub, et meil on ikkagi puhas tiimisisene võitlus seekord. Jaa, ma olen nõus. Verstappenil lihtsalt ei ole autot, mitte tema poleks võimeline, vaid tal pole autot, sama moodi pole Leclerc'il ja Hamiltonil autot. No Russell, kas ta nüüd nii üliandekas on, aga aeglane ta pole, minust on ta kindlasti kiirem, sellest pole kahtlustki. Et seal nii mõnelgi mehel pole autot, et see mulle tundub ka, et on nüüd Piastri ja Norrise vaheline asi, et kuidas nad selle tiitli nüüd ära jagavad, et loodetavasti ikkagi rajal. Loodame. Rajale jäädes siis. Rajale jäädes, jah, loodame. Selge, ma sain vastuse, rohkem mul teile täna küsimusi ei ole, või on teil endal midagi veel lisada? Ei, mul see, mis hingel oli, see sai nagu räägitud kõik. Täpselt, sai ka väikse nagu tiiseri uueks saateks tehtud ja ma olen väga rahul. Tänane saad oli tore. No ma arvan, tõmba sellega siis selleks korraks joone alla. Ilusat, mis meil on, juuni viimane päev, juuli hakkab homme. Ilusat siis juulikuu algust ja seniks järgmise korrani. Jah, hakkake juba jõuluvanale kirju kirjutama. Jah, kõike ilusat. Delfi vormel 1 podcast ringiga ees.